puuduta mind oma tulise palgega, nii et on ilus ja valus. Tere armsad Puuduta mind saate vaatajad ja tere tulemast saatesse Elektrik Harri Hall. Tere. Tere ja väga põnevaks läheb, mis sa teed, Mina Sirje? võtsin välja tähtsa. Me hakkame rääkima elektrist. Ja üldse erinevatest kiirgustest, mis meid ümbritsevad. Just. Aga alustame hästi lihtsast asjast. Kas elekter on meile ohtlik, härra Hall? Millisest elektrist sa nüüd räägid või Ma mõtled? räägin sellest, et mul on pistik kodus, mul Aga on lüliti, televiisor, lamp, raadio. Kindlasti võtab, külmkapp vist võtab palju elektrit. Külmkapp, no sellist basic asjad, juukseföön. Sellel on hästi lihtne vastus. Pista 2 näppu pistiku pesse ja saad teada. Okay, tegu on siis väga ohtlikuga, nii et sa võid kohe surma saada, kui sa oled juhtmetega otse puutes. Aga point on selles, et mööda seda juhet on ka väljad ümber. Ja põhimõtteliselt tegelikult need väljad ongi need, mis tekitavad juhtme sees elektri. Et kogu see power nii-öelda on väljades. Ja need väljad ulatuvad siis, see on hästi erinev. Oleneb ka ehitusmaterjalidest, et nad võivad indutseerida, et nüüd, kui me oleme nende väljade sees, siis arvatakse, et nüüd need väljad on siis ohutud. Aga selle kohta on väga palju teadustööd ja uuringuid olemas, millest muidugi ei räägita nii palju, kui võib-olla peaks rääkima. Et siinkohal ma loeksin nagu sissejuhatuseks, meil on olemas Tööinspektsioonil selline lühi kirjeldus, et elektromagnetväljad esinevad seal, kus tarbitakse elektrit. Loogiline. Elektromagnetväljad on nähtamatud, jah, me ei näe neid, ning inimestel puudub organ nende tajumiseks. Et võib-olla see ongi see probleemi koht, kuna meil ei ole spetsiaalset organit, et neid välja tajuda. Aga mõtle, vaata, evolutsiooni käigus kõike on juhtunud ja mingil hetkel võib-olla me nagu arendame välja mingisuguse organi, mis hakkab tajuma neid kiirgusi. Tuhandete aastate pärast. Ja vähe sellest, et hakkab neid nagu kuidagi, et ta saab nendega hakkama, et need ei mõju meile nii ohtlikult. Ja seda nimetatakse siis, et äkki tekib resilientsus. Ja. Selle koha pealt see on nüüd minu arvamus, mis põhineb ka sellel, mis mina olen uurinud ja teadustööd, et kui me võtame, et väljad tekitavad meil toksilise keskkonna ja professor Johansson Karolinska instituudist Rootsis, kellega ma tegin ka intervjuu, tema nimetabki neid välju toksiliseks, et nad on samamoodi toksilised, nad on täiesti võõrad meie kehale. Et siis on küsimus, kuidas meie keha kohaneb ära mürgiga. Vaata need, kes iga aastaid võtavad arseeni, need ikka kohanevad näits. Haigeks jäävad. Rakud jäävad haigeks. Sa võid kohaneda, et meil valitsus vahetub. Sa võid kohaneda, saad rikkaks, saad vaeseks, mingisugused siuksed asjad, aga mürkidega. Mürk on hullem kui valitsus. Rakud jäävad haigeks. Rakud ei... Meil on nii palju allikaid siin ja issand, juba hakkas paha. Nii. Ei kartma ega muretsema, otseselt ei pea. Aga kaudselt võiks. Aga kaudselt võiks, jah. Ja Tööinspektsioonil on siin lühidalt toodud hästi lihtsalt ära kirjeldatud, et on nähtamatud, me ei taju neid, esinevad seal, kus on elekter, levivad valguskiirusel, on elektriline kui ka magnetiline väli. Ja me peame nüüd aru saama, meil on kõrgsagedused ja madalsagedused. Madalsagedus on siis meil põhimõtteliselt elektrisüsteem, kõik, mis on elektriliinid, kuni tuleb tuppa tavaline juhe. Ja kõrgsagedus on siis kõik, mis on juhtmevaba, antennid, ühesõnaga. Oota, kas need kõrgesagedus on hullem kui madalsagedus või? Seda ei saa nii öelda, mis on hullem.
mina saan rääkida, mis mina arvan. Mina arvan, et see juhtmete väljad on tugevamad kui see kõrgsagedus. Noh, Wi-Fi'd ja sellepärast, et kui Wi-Fi'st tuleva signaaliga ta on selles mõttes niivõrd nõrk, sa ei pane tolmuimejad tööle. Aga elektrisüsteemi väljaga sa paned ju tolmuimeja tööle, sa paned mingid võimsad asjad, see tähendab, see väli peab kandma ka seda energiat palju rohkem. Oota, lihtne inimene saaks ka aru, juhtme vabad asjad on nagu siis tegelikult... Nad on võimsuselt jah, nagu nõrgemad. Just. Ehk siis okeimad. Ei, nii ei saa öelda, aga siis meil on teadusuuringuid, see on mikrolaine kiirgusest räägime praegu. Teadusuuringuid, kuidas see mõjutab kudede soojanemist ja probleem on jälle selles, kui et retseptorid on meil need naha sees, et kui ta läheb kehasse organitesse rohkem sisse, siis me jälle ei saa aru, kui sees midagi kuumeneb. Et seda ei saa niimoodi jah vastata, kumb oleks nagu ikkagi... No see oli hea küsimus, kas me keha on siis kogu aeg põletikus justkui? No mina selles mõttes ei ole arst. Mina ei oska niimoodi... Mida sina arvad? Sa oled elektrik. Jah, mina ei ole arst, ma olen pädevusega elektrik. Nii. Ja minu spetsialiteet on see, et ma ehitan siis kiirgusohutuid elektrisüsteeme, kasutan varjastatud kaableid, teen mõõtmisi kodudes. No, et see on hästi lai, mis ma nagu teen. Et selles mõttes ma ei ole arst. Aga millel ma saan viidata teadusuuringutele, erinevatele, mis on nagu ametlikud. Okay. Aga kas sa oma nagu vaatlustele või kogemustele ei saa viidata, et näed, selle inimese on mingi kohutavalt palju juhtmeid ja elektrit ja Wi-Fi'd ka veel, et tema on haigem, kui sa lähed tema koju, kui see, kes elab kuskil puu all ja no kuule, sellele ma oskan isegi vastata, kes elab puu all ahjuküttega majas. Loomulikult on tervem kui linna Vanasti surid need inimesed ikka nooremalt ära kui tänapäevased linnainimesed. Surid ära ränka töö tegemist. 2 tükki. Ja no sina oled nüüd doktor. Yes, doktor saab. Okei, aga lähme siia, kas sina elektrikuna oled seda meelt, et seda kiirgust või seda ohtlikkust on võimalik ikkagi siis kuidagigi natukene nagu alla tuua? Teha asi nagu turvalisemaks. Täiesti null, et ta üldse kahjulik ei oleks, see on ilmvõimatu tõenäoliselt. Ei ole ilmvõimatu. Minu kodu on siis tehtud niimoodi, et põhimõtteliselt on nullis. On ka või? Nii kõrgsagedus kui, aga kõrgsagedus oleneb nüüd mastidest ümberringi. Et kui sa ikkagi on kohti olemas, kus mast võib sul olla seal kaugemal, aga ta, kuna on puud, metsad, juba see võtab kõrgsagedust maha, et on võimalik leida koht, et see väljaspoolne keskkond ei mõjuta. Oota, aga siis, kui ei mõjuta, siis sul ei ole ju mobiilisidet ka ja see on ju katastroof. See ongi huvitav, et tegelikult telefonikõne me saame teha väga väikse välja tugevusega. Hästi pisike, ma praegu peast ei mäleta, kuskil teadustöös oli. Põhimõtteliselt olematu ja me saame telefonikõne ära teha. Aga arvutis olla? Mida sa seal nüüd teed? Siis sa paned interneti juhtme ju. Nii. Ja oled väljas sees. Olen väljas sees. Ei, kui sa tahad arvutis interneti, siis sa saad panna interneti juhtmega, mitte sa paned mingid Wi-Fi ruuterid endale igale Ühesõnaga, sa tahad öelda, et see Wi-Fi ruuter on saatanast? Et pigem minna juhtmetega siis? Mitte ruuter, just see Wi-Fi antenn, mis ta sealt välja kiirgab, elektromagnetväljad, mis on 2,4 gigahertsi, et sama sagedus, mis on mikrolaine ahjus. Aga sellelt Wi-Fi ruuterist on võimalik see Wi-Fi välja lülitada ja siis minna juhtmete peale üle. Ma ei suuda jälle juhtmete peale üle minna, ma sain juhtmetest just. Juhtmed on kõige paremad asjad üldse. Tehnilises mõttes üldse. Et näiteks, kui sul tuleb majja optiline kaabel, see on meeletud kiirused, kui sa tahad internetti. Aga ma näitaks läpaka koha pealt. Kuidas sul elu on? Ma olen üli elektrifitseeritud, üli mobiliseeritud.
ma olen nagu täielikult on, kõik väljad on kogu aeg olemas minu kodus. Kuidas sul on? No mul sama lugu siin praegu. Kas sul nii ikka on, et voodist teed silma lahti, siis vajutad nuppu ja kohvi, kuigi sa hakkad kohvi ise valmis? Sealt häält saad panna. Teoreetiliselt, jah. Okei. Nii. Ühesõnaga, siin on siis tehtud üks simulatsioon, kui see on nüüd siis, kui sul on Wi-Fi või Bluetooth. Mina näen siit, ühesõnaga inimesed näevad siit. Mina näen sealt seda sama, mis sa siin meile näitad. Nii, Bluetooth. Et siin on siis tehtud üks simulatsioon, et tegelikult sülearvuti koht ei ole süles, kust selline asi üldse tulnud on, et teda süles hoitakse. Nii, arvutit süles, läpakat süles hoida ei tohi. Ei tohi ja tegelikult on ka läpaka kasutusjuhend olemas, mida siis muidugi keegi ei loe, kus on öeldud, et kehast hoida 30 sentimeetrit vähemalt eemale, et seal on kõrgsagedus, seal on madalsagedus. Ma hakkan minestama. Ja siin on siis üks simulatsioon, et kuidas siis see kõrgsagedus on see praegu, siis mööda keha hakkab siis nagu neelduma, kutsutakse sellist sõna. Ja siin on 10 volti meetri kohta on tegelikult päris tugev kõrgsageduslik väli juba. Ja kui simulatsioonit ongi näha, siis kui lähebki juba kollaseks, et IBN suunistes siis peaks jääma 0,6 volti meetri kohta ja alla, 0,6. Aga siin me räägime juba ikka mitmekordselt üle. Ja see pädeb ka nende inimeste kohta, kes seal voodis selle läpaka kaelevad ja nii edasi. Ja kõige hullemad kui rasenaine kõhu peal, sest laps on alles ju areneb kohe. Emake, mul on näed siin tagumiku all on telefon. Just, ma tahan ka seda öelda, et meil on ju telefon kogu aeg küljes kuskil tagumiku küljes või... Minul ei ole. No sul ei ole, aga normaalselt teil on. Aga välja lülitada. Mida lülitan telefoni? Andmeside välja, kui sa ei kasuta internetti, see on esimene asi. Wi-Fi, Bluetooth väljas. Mul pole aega sellega tegeleda. Kas see on ka halb, kui ma tõstan ta kõrva juurde ja räägin? Sellepärast venelased räägivadki niimoodi, kõnnivad. Ja käivad niimoodi räägivad. Vabandust, venelased on targad. No kõrva juures siis ma võin enda kogemuse rääkida. 100% ma ei tea. Kas ma olin äkki 20-ndates, kui olin need 2G telefonid, siis olid siis. Ma väga palju rääkisin niimoodi. Hästi palju. Mingi aeg oli ja siis ma ei olnud teadlik. Siin kõrvas on mul 50% kuulmiskahjustus. Ja käisin kõrvaarsti juures, ma ei mäleta, kas ma olin 26. Ja kõrvaarst vaatab, kõik uuringud täiesti terve poist, et... Akurt. Aga ühes kõrvas on kuulmislangus, täpselt selles kõrvas, millega telefoniga rääkisin. Just. Et on tõestust otseselt ei ole, aga... midagi muud nagu ei saanud olla. No siis need samad kõrvaklapid samamoodi siis. Ma ei taha enam midagi. Ma tahan koju. Ema, ma tahan koju. Ma tahan tagasi lapsepõlve, kui mitte midagi on. Üks pisike televiisor oli. Aga sellepärast seal ongi aasta 1995. No kurat, ma olen veel vanem. Siis kui oli väike telekas, raadio. Siin on siis simulatsioon. Vaata nüüd seda pilti. Oi, mul hakkas pea ringi käima, tahan koju. Samamoodi, et kuidas on siis täiskasvanud kolju ja lapse kolju, et siis neeldumine on siis kollakam osa. Oota, see on nüüd kõrvaklapist tuleb, aga see on nüüd see on nüüd telefon. Telefon, okei. Telefoniga rääkimine. Ja ütleme, siin on jälle meil 100 volti meetri kohta, see on väga suur. Et kui meil on telefonis andmeside sees, telefon laeb üles alla, Wi-Fi on sees ja helistad veel. Need on kõik erinevad sagedused.
ja siis meil vabalt võib olla üle 30 voldimeetri kohta. Ja kuidas me siis normaalsed veel üldse oleme, kui kõik siin jääme nii õude välja? Telefoniga räägidki niimoodi, mina räägin ka. Niimoodi? Jah, kõlari peal. Et kiirgustega on alati kaugus kiirgusallikast. See ongi üks lahendus. Okay. Üks võimalikest lahendustest, et kaugus. Õnneks tänapäeval räägitakse telefoniga suht pähe. Jaa. Saad rohkem Messengeris ja... Aga see, kui ma nüüd näpin jube palju, sest mina ka räägin vähem, mulle ei meeldi üldse rääkida. Aga kui ma näpin seda, siis sõrmedest ta tuleb ju samamoodi või? Sisse või see ei ole nii hull või? Vaata, mina ei ole ka arst, et kas siin meil seda pehmet kude ei ole ju või on või? Et noh, et ega pigem ongi just need, on aru saanud mingid pehmed koed ja noh, eriti ajus, kus on biokeemilised ju protsessid, mis toimuvad elektriimpulssidega. See ei ole ju mingi uus teadus, et me oleme baastasandil elektrilised olend. Iga mõte, iga liigutus, tunne, emotsioon on elekter. Ja, no sellepärast ma mõtlengi, et mis see elekter siis ikka meile teeb, kui me isegi oleme elektrid? Siin ongi nüüd see. Meil on siin ka praegu maakera enda elekter. Meil on magnetväli. Vahe ongi selles, et need on nii-öelda öeldakse staatilised. Aga see kõik, millest me räägime, elektrisüsteem, kõrgsagedus, see on vahelduv vool. Seda looduses ei esine, see on tehislik. Meie kehas seda ei ole. Kuskil looduses seda ei ole. See on välja mõeldis. Ja nüüd see tehiselekter, kui me oleme kokku puutes nende väljadega, see mõjutabki seda meie nagu baastasandil elektrit. Nagu elektrisüsteemis tekivad häired. Kuidas kellelgi võib see avalduda. Aga me praegu istume siin Õhtule stuudios ja siin meie maja kõrval Narva maantee 13 on meeletu mobiilimast. Et sul on siin mingid need mõõteriistad ka kaasas, kas nad näitavad, et me oleme kuskil õudses kiirguskoldes ka või? Ja mastidega on niisugune asi, et mastides on antennid ja hästi palju erinevaid sagedusi on. Et erinevatel sagedustel on erinevad omadused. Mida madalamad on kõrgemad sagedused, siis nad tulevad seintest rohkem läbi. Mida kõrgemad, siis isegi aknaklaas ei lase läbi teda. Et see on nagu omaette teema. Aga me võime... proovime. Aparaadiga vaadata. Ja, vaata palun. Aga ma mõtlen, et ikkagi on arvatud ju seda, et näiteks televisioonimaja, mis on ka meil siin kõrval lähedal on ja raadiomajad, kõik need asjad, meeletu antennide rägastik, mis seal kõik on. Kas see on nendele töötajatele, kes seal igapäevaselt selle kõige sees istuvad? See on ju ohtlik, see on ju tervisele täiesti tappev. Mina lähtun mõõtmistest. Kui ma olen saanud teha kuskil mõõtmised, siis ma saan öelda, ma ei... Näiteks, kui sa oled otse antenni all, siis seal ei ole midagi. Sest kui antenn on sul niimoodi, sealt tuleb nurga alt lastakse. Ja seda ka saab suunata, keerata, et kui sa oled seal all, seal ei pruugi üldse midagi olla. Aga proovime, mis meil siin toimub, sest meil on ju mega suur see lauakolakas, nagu Eiffeli torn siin. No tundub, et piiksub küll. No see on kõik erinevad sagedused, signaalid. Kõige õigem mõõtmine, kui sa tahad näiteks kas see mastist tuleb siia, siis tuleks kõik meil välja lülitada, kõik wifi'd välja lülitada, sest need aparaadid korjavad kõik üles. Ta võtab kokku kompoti. Aga ma tahangi kogu kompotti teada. Meil on see mast, meil on siin vaadake, mis prožektorid, 3 kaamerat, siin on need süsteemid. Mõõdame selle, kui ohtlik meil on tööd, kui ohtliku tööd me teeme. Jah. Me peame saama tasuta piima. Sellise aparaadiga kasutatakse niisugust mõõtemetoodikat nagu number 8 tegemine. Et kuna see on omniantenn, ta ei võta ülevalt, ta ei võta alt, et ta tekitab sellised toonad, sõõriku ümberringi, et siit. Ja siis, kui sa tahad nagu teada, siis sa niimoodi käid ringi
vaata sa, ei saa käia ringi. Pane seal endale taskusse. Ja siis tehakse niisugust 8, et siis sa nagu püüadki iga nurga alt, sest välja siit tuleb iga nurga alt. Ma lihtsalt sa oled nagu see šamaan, kes käib selle. Käi meil taga ka, jah. Siin. Ja siis vaatadki, et mis see kõrgem näit oli. Siin läks üle 2000. Mis see tähendab? O Jeesus. Jah, kohe ütlen. Et siin ongi selle kõrgsageduse, mis ma mina istun hotspotis istun praegu. Ei, mitte see. Oi, need normid. Normid. Need see oli väike. Et praegu on see S kõige ülemine. Ja. Et see peaks siis jääma meil, mis ta seal on 0,1 kuni 10. Meie saime siin 2000. Kõvasti üle 2000. Ühesõnaga see punane on väga nõrk veel. Aga need suunised on mõeldud rohkem ka magamisajaks. Me oleme äärmuslikus olukorras. Aga me ei maga ka. Aga mis vahet on, kas ma olen silmad lahti või silmad kinni, vabandage väga? On olemas selline info, et magades meie kehad pidid olema vastuvõtlikumad. Ma ei saa seda teaduslikult öelda, aga selline info on, et kui me läheme magama, siis keha pidi olema nõrgem, sest kehas hakkavad ka need ju puhastusprotsessid, tervenemisprotsessid, melotoniin, mis seal kõik veel toimub, et väga suured tervendused tegelikult toimuvad meil magades. Ja sellepärast olekski hea, et just magamise ajal me oleks nullsoonis. Aga ma räägin sulle, mis on minu magamistoas. Ütleme lambid, okei. Siis on, voodi kõrval ma laen oma telefoni. Siis mul on see voodi, mis käib üles alla. Siis mu mehe voodi kõrval on telefon, mis laeb. Siis mu mehel on nutikell ja minul on nutisõrmus. Ja vahel meil arvutid vist ei ole, televiisorid ka meil ei ole. Et kõik on perses. Kõik on perses. Kui mul see nutisõrmus on ööd ja päevad, ta mul ei ole. Ja, sest meil on nagu mõlemal ööd ja päevad on, temal on kell, mul on sõrmus. Kas see on ka õuduskuubis magamise ajal või? Sa mainisid telefoni laadimist. Ja. Aga siis teeme ühe katse. Ja. Mul läheb natuke aega, ma pean need asjad valmis panema. Kuradi junn peab kaasas kandma kokku. Nii, katse. Teeme telefoni laadimise katset. Nüüd ma ei tea, kas see õnnestub, et see oleneb, kuidas see maandus siin on. Nii. Sa räägi samale, see on huvitav, inimesed kuulavad. Kuidas telefoni laadimise katset tehakse? Ma teen teiega seda katset. Oh my god. Kuhu sa selle juhtme torkad? Katse jänesed. Anna elektrit. Aga sul on sinuga Kirstuga oled mõelnud, mis värvi võtad. Selles mõttes ma ei tea, kas see katse õnnestub. Mina olen mobiiltelefoniga igal juhul lauda, see on selge. Ma ei tea, kui on vaja helistada. Keegi helistab. Aga näiteks, kas sina, ütleme, okei, mul on olnud neid perioode, kus ma otsustan nii, telefoni ma magamistuppa kaasa ei võta. Ja mul on eemal, mul on kuskil isikus laeb. Minul on ka eemal. Ma kogu aeg kodus otsin, kus ma jälle panin. Ma ei kanna telefon on mul eemal. Mul on kõik selles mõttes läbi wifi, et mul juhtmetega enam ei ole midagi, sest mul need juhtmed, vaata nad ju, alguses ma peitsin nad liistude alla kõik ilusti, aga siis, kui läks kogu aeg pidevalt, iga praktiliselt aasta tagant, vaata, tulid jälle mingid uuendused ja valguskaablid ja jälle nad tulid oma kaablitega, mul sai kõri auguni on, siis ma lõpetasin selle juhtme majanduse ära ja kõik on juhtme, vaba. Nii, ja siis, see on halb, aga kuna see on ka mul siis seal esikus on ju, magamistuppa, ta ulatub küll muidugi magamistuppest, kõik telekad ja kõik asjad ju lähevad läbi selle ju. Arvutid. Nii, palun, oleme valmis. See on pingedetektor. Ma kasutan seda, kuna see on hästi halb aparaat, sest see tuvastab siis elektri välja, seda madalsageduslikku väga kehvalt.
et see välikiirgus peab hästi tugev olema, siis ta hakkab pibisema. Et muidu ta ei hakka, et selles mõttes on väga hea teda. Ja särtsu ei saa. Ja, et elektrikul on ta tööriist, et noh, kas või ma kontrollin, et kas elekter on või ei ole? Pistikus on elektrit, noh, siis ta isegi ei võta välja. No ühest võttis. Nii, kui me võtame telefoni. Nii. Ei võta. Meil ei ole midagi. Urra. Kui me paneme telefoni laadima. See ei olnud laadimaski. USA 100. USA 100. Jah, tõesti. Õnneks ei ole midagi. Õnneks ei ole midagi. Ei, jätad ära õisken õhtut. Tööta nii siin. No on. Laadimise ajal on siis ma tean, ega ma väga loll ei ole. Et laadimise ajal ei Kuidas tohi... sa saad näidata siit? Vaata, ma tahaks, kui ma ise käes hoian, noh, see kõik sõltub, vaata, ma ise võtame oma klaasid eest veras. Et siis, kui... Ma julge enam puutudagi telefon. Siis, kui nüüd telefon laeb, meil on nüüd see sama elektriväli, mis on elektri juhtmetes, mis tuleb meil alajaamast. Näed, on telefoni. Nüüd pane oma käsi ette. Mina ei pane kuhugi enam. Ma ei saanud surtsu. Nüüd võta see telefon kätte ja paned käsi. Ja nüüd teeme veel huvitava. Oota, pane ta käsi siia. Ma ei taha. Hoia seda siin. Jah, hoia siit, võta nii nagu ma hoian. Pane nüüd telefon kõrva juurde. Nüüd võtke käest kinni. Me saame särtsu kohe. Ja lase lahti. Ei, lase telefon lahti. Issand taevas. Ja see näitabki, et me oleme elektrilised olendid. Elekter paneb tududut, sest meil on vett, soolasid, mineraale. Ühesõnaga, kui... Oota, ma küsin nüüd selle küsimuse ära. Kui mul on telefon, laeb voodi kõrval, siis toimub selline asi või? Aga ma ei hoia teda õnneks käes. Aga mõni magab voodis telefoniga ju padja all, kurat, mul poeg magab. Aga meil ei ole ju selles mõttes teadusuuringuid, kui laps 10 aastat magab telefoniga, et mis saab tema tervisega. No. Et ettevaatus, printsiibid. Telefoni koha pealt on olemas üks laadija. Issand. Ise ka elektrit täis. Ühesõnaga, nüüd ma siis ikkagi kolin selle telefoni laadimisasja ümber. See on nüüd selge. Selge. Näidake ka oma lastele palun seda videot. Nüüd on. Ja seda ma teen küll, et ma tavaliselt, kui telefon laeb, et ma ei taha rääkida telefoniga selle. Et kui ta on just... Ja. Oi, ma vahel ikka teen seda. Ma ka vahel teen, sest vahel ei ole sul valikutki. Jah, ma olen selle teemal väga palju tegelikult, mul on Facebookis väga palju videosid. Sarnaseid, kus ma näitan, räägin, selgitan ja ma olen kogu aeg öelnud, et õpetage lastele, et vähemalt seda, et nad ei kasuta telefoni, kui laeb. Või siis on üks variant, on olemas selline laadija. Kui sa poest ostad, siis ta nagu täiesti tavaline nagu see, et selle ma võtan lahti, ma natuke tinutan, seadistan ja siis tekibki meil selline asi, et siis selle laadijaga meil seda mul ei ole juhet. Siuke laadija. Kuule, aga kas ma vahepeal võin ühte küsimust küsida või? Midagi sa pead. Et vaata, laptop käib ju samamoodi juhtmega ja sa võid teda kasutada, kui ta on täis ka ilma juhtmeta. Kas seal on ka vahet või? Kas laptop on hea juhtme otsas või on ta halb juht? Laptop on eraldi teema. Saame võtta küsi uuesti seda. Seal oleneb laadijatest samamoodi. Ja, et no mina töötan näiteks niimoodi, et mul on laptop laua peal ja juhe taga ja siis ma klõbistan. Sama siin. See oleneb, kas sul on Apple? Kas sul on Apple? Minul ei ole. Meil on HP. HP. Või mis meil on, jah. See nüüd oleneb sellest, milline laadija on. Et läpakatel on erinevad laadijad. Aga see, mis tuleb poest ostan Electroluxist laadija, kuramus. Ma arvan, jah. Kõige tavalisem laadija. See nüüd oleneb sellest, kui sa oled kättpidi arvuti peal on. No muidugi olen. See oleneb laadijast ja oleneb sinu enda elektrisüsteemi maandusest, kui palju seda vahelduvvoolu elektri välja sinna läpakasse tuleb. Seda saab mõõta, et seda täpselt ei saa uurida, et ma olen neid laadijaid uurinud, et väga erinevad võivad olla. Aga kui ma ta nüüd laadija otsast välja võtan, siis on nagu vähem seda... Siis ta on aku peal, siis aku peal on kõige parem, jah. Aga see wifi tuleb ju ikka, eks ole?
ja wifi tuleb ju ikka sinna. Wifi lülitad välja, jah. Et tulebki meeles pidada, juhtmega tuleb madalsagedus ja wifid ja need on kõrgsagedus. Ja siis on selline ladja, mis on siis seadistatud, modifitseeritud. Et kui me sellega laeme. Kas see auk mitte... Saad sa seal? Kas ta töötas või? Joo. Telefon laeb. Pane sinna esimesse auku. Mul on kahtlus, et see ei tööta. Jaa, et sa praegu teed meile mustkunsti. Ei tee. Ma olen elektrik, mitte mustkunst. No kurat, alati kahtle. Et siis sellist probleemi ei ole, et on olemas selline. Selline asi, aga seda saab poest ost. Aga ei, selleks peab tinutaja käest küsima. Ma pean ta lahti võtma ja seadistama, et ta niisama ei tööta, et siin tuleb natuke ümber teha. Tegelikult see on jumalasti, see on tegelikult ajakirjaniku jaoks, kes me peame olema telefoni otsas. Telefoni otsas, arvuti otsas, wifi võrgus, me peame kõik need asju olema. 24/7. Ma saa aru, kuidas ma elus olen veel üldse. Jaa. See saade teeb mind praegu väga närviliseks, ma ütlen. Jaa. Kas mingit tabletti ei ole välja mõeldud, et võtan lihtsalt sisse ja see kõik stabiliseerib, on ju? Sest tegelikult juba ammust ilma, juba 60 aastat tagasi räägiti sellest, kuidas radiatsiooni tablett mõeldakse välja ja kuidas me võtame seda sisse ja me oleme nagu immuunsed igasugusele kiirgusele kaasa arvatud. Need päikesepurskad ja värgid ja kõik see. Just, nii. Ei ole mingit süsti või tabletti. Elektrik. Vaatame sulle suurte silmadega otsa. Mina küll ei tea, et oleks midagi. Eks see tervise teema on väga lai valdkond. Absoluutselt vesi, õhk, mida me suus sisse ajame, on ju, et see ei ole siin prügikast suu, on ju. Kiirgus, et see kõik on tegelikult tervik. Kuule, aga räägitakse ju sellest enda maandamisest, et mine paljajalu, praegu meie muidugi ei saa sellise ilmaga enamasti mõni loll või hull või hull pigem, et läheb sinna külma lume peale, aga praegu me ei saa minna maandama ennast. Mina kasutan maandamislina näiteks, kas see... Oot, mis asi see veel on? Vabandust. Kusagil maandamislina? See ei ole voodilina. Voodilina? No ma räägin. Kas on kasulik panna näpud? Mis sa siis sellega teed? See elimineerib seda mingisugust kiirgust. Ühesõnaga, kuidas sa seda kasutad? Magan seal peal. Ja sealt tuleb mingi juhe või? Jaa, see on juhtmega. Ja kuhu see juhe läheb? Vooluvõrku. See tähendab pistikupessa. Jaa. Kas see natuke kummaline ei tundu? Sellise asja otsas. Ei, see on väga hea. Mul on soojendusmadrats, ma mäletan, siis see on ju ka õudne. Mul on soojendusega elektriga tekk olemas, mida maal kasutan elektriga, siis see alusmadrats on ju, paned ka elektrivõrku. Seal on küll kiri, et ära jäta seda sisse, kui sa magama jääd. Ta lülitab automaatselt mingi aeg välja küll, aga see on ka õuduskuubis. Hakka nüüd mõtlema siis haiglad, kui eluootlik koht, sest kõik on nagu elektrifitseeritud, kõik on. Aga kas ei ole siis kasulik panna näppe mulda vahepeal või? Aga see on hoopis teine asi, kui sa lähed selle lina vahele, mis see pistikupessu ühendab. Ma saadan sulle selle. Saadan selle lina. Ei, lina on kallis, seda ma ei saada. Ei, ma lihtsalt küsisin, tegelikult ma tean küll, millest sa räägid. Et ma võin mõne video näidata. No, ongi vä. Nagu kaver. Igale küsimusele. Issand jumal, kui keeruline võib olla sellise elektrikuga koos elada, kujutad sa ette. Ei tea, kas kohvimasin tohib üldse olla? Jah. Triikmasin, kohvimasin. Siis ma ütlen vahele, ega mina ei ole tehnoloogia vastane. Mulle väga tehnoloogia meeldib. Nii. Mu isa oli raadioamatöör, ma olen kasvanud tehnika keskel. Antennid, aparaadid, ma lõhkusin kõik laiali kokku, ma muidugi ei osanud panna. Mulle väga meeldivad stuudiod.
ma olen ise teinud ka muusikat, mul on plaadifirmaga üks leping elektroonilist muusikat, ma olen väga tehnikainimene. Kõige selle juures. Täitsa normaalne. Point on selles, et lihtsalt seda kõike on võimalik, seda kiirgust on võimalik vähendada või üldse ära kaotada. Et miks siis ei tehta seda? Miks ma pean olema stuudios, mis on täis elektromagnetväljų, kõrgemaid, madalamad, kui mul on võimalus olla puhtas keskkonnas? Sa pead sellepärast oled, et odavam on teha seda vähem puhast. See väljaminek on ühekordne. Ja. Kui sa hakkad nii-öelda varjastama, aga kasutegur on eluaegne. No jah, aga ma mõtlen, et nüüd kui keegi mõtleb selle peale, paljud teevad täna ju kodus stuudiotes ja igal pool nagu muusikud. Mul poeg samamoodi, ma praegu hakkasin mõtlema, ta on terve üks tuba, on ju, muusikatuba. Aga ta elab ju üürikorteris. See tähendab ju kõikide juhtmete vedamist ja tegemist ümber. Et see on ilmvõimatu, kui nad vahetavad siin iga paari aasta tagant võib-olla korterit või mida iganes on ju. Sa ei tee sellist põhjalikku ju... No üürikorteris, jah, aga on võimalik mingid ajutisi varjastusi või asju teha. See kõik oleneb korterist. Kuule, need kleepsud on ju vaata. Mis kleepsud? Vaata, ma ei tea, kas meile on ka kunagi keegi käinud, kes on nagu rääkinud, et pane kleeps telefoni peale ja siis... Pane kleeps otsa ette, siis on kõik. Jaa. No aga ma pean selle küsimuse küsima. Meie peame küsima küsimusi, mida teiselt pool ekraani inimene ka küsiks. Jah. Meie oleme tavalised kodanikud. Tunnen, et mul juba mul käib pea ringi. Teie mõtlete muidugi, et mul siin ongi see kleeps, aga ei ole. Mul ei ole see kleeps. Nii, kõik. Oi. Sa siis mõtled neid linasid, matid, tegelikult see on üks sama toode. Ja. Mul on matt ka. Need kriipsud olen sinna muidugi mina teinud, et reklaamitrikk on nagu see, et tehakse siukseid ägevaid pilte on ju. Kuule, aga siis on ju see matt, kuhu mul sõbranna ronib ka. Mina ka ronin, mul on see ka. Mul on kõik. Mõni paneb müügiks lausa koera mati peale, väga hästi mõjub on ju. Issand, kas see kottmatt, milles sa ronid, et kaalust alla? No see on see infrapuna matt, ja. Kas see on ka ohtlik? Ja need maskid on ju vaata. Ja siis üks reklaamitrikk on ka see, et paned voodi nagu loodusesse, kui sul on see maandatav lina, et vaata, kui ilus oled looduses. Mul ongi kodus umbes siuke. Kahjuks on see lihtsalt fake pilt. Kuule, räägi nüüd, ma käin kosmeetiku juures, ta paneb mulle LED-maski pähe, kas see on ka ohtlik? Muidugi, see on ju elektrivõrgus. Kas see on see infrapuna? Ja infrapuna, punane, sinine, ma ei kõik roheline. Mul on see kodus ka olemas. Ma ei ole, mulle kirjutavad erinevad inimesed, küsitakse ka erinevaid teemasid ja on ka selle LED-lambid, infrapuna on ju. Kõige parem vastuse saan anda siis, kui ma saan konkreetset toodet mõõta. Palun ütle ausalt ja üldiselt. Aga kas sa oled muidu mingisugust konkreetset toodet? Aga need tooted ongi erinevad. Et sa tahad öelda, et osad on turvalised ja teised mitte? Ühed teevad rohkem kiirgust, teised vähem. Mida kallim, seda turvalisem? Ja oleneb ka näiteks infrapuna-lampide puhul, kui seal on see elektrooniline toiteblokk, siis on tehnilise lahendusega võimalik üldse madalsageduskiirgus ära võtta. Nii et sa saad ainult selle infrapuna. See infrapuna ikka on hea, on ju? Infrapuna saun, inimesed istuvad ja kiidavad. Küsimus on siin selles, kui sul on see hõõgniidiga infrapuna lamp. Kas te mäletate, vanasti olid need suuremad tibude kasvatuks see punane Mina mäletan sinist lampi, mis pandi. Punane. Kui sul on õiget tooni see infrapuna, ma kahjuks arvan, et need LED-i värgid ei anna õiget infrapuna. Päike annab sulle hommikul kõige loomulikuma infrapuna. Päike. Siis, kui sa saad päikesesse vaadata. Läbi klaasi ka või? Vaat seda ma ei teagi. Aknaklaasi. Parem on ikka õues olen. Ei, no ma lihtsalt küsin, et kui mul aknast paistab päike sisse. Ta peaks ikka läbi tulema. On tore. Ja, et kõige õigem on päike. Juh ei. Hommikuti. Ja õhtuti peaks ka olema. A päeval? Päeval on sinist see
vaata see paber, mis ma andsin. Vaatame korra seda, näed siin. Ma olen terve oma elu valesti elanud. Te üldse, kuidas me siia jõudnud olen praegu. Et siin ongi, et meil ongi, et see infrapuna on meil ka sellist, mida me silmaga ei näe, mis jääb siis spekrist veel sinna poole. Eraldi vaata on neil lampidel on see eraldi nupuke mingi near infrapuna red. Jah, on near ja far, lähi ja kaug. Ja siis ongi, et päeva peale on meil seda sinist, seal kuskil 500 nanomeetrit. Sinist on meil keskpäeval hästi rohkem ja sinisega saavad päiksepaneelid jälle oma energia. Infrapunaga ei saa. Et see valgus ja päikse teema, see on omaette teema täiesti, et milliseid piirne valgusteid kodus kasutada, LED-ribad. Et oleneb valgus, kolm asja on valgusel. Värelus, flicker kutsutakse, et kas valgus väreleb või värele. Siis on see spekter, valgusspekter, et kas ta on võimalikult päiksele lähedal loomulikule valgusele või on mingisugune katkine valgus ja siis kas see valgusti teeb seda elektromagnet välja. 3 nagu põhiasja, mis peaks vaatama. Ja sinu lambis on siis tavaline hõõgpirn või hõõgpirn annab meile kõige lähedasema valguse päiksele. Aga tänapäeval need LED-valgustid on ka ju muutunud, vaata on niisugused pehmemad valgused, ei ole enam need vastikud sinised. Ja tehnoloogia selles mõttes areneb, nad jah, mul on üks aparaat, millega ma saan ka valgusspektrit muuta. Aga tegelikult see LED on halvem kui see hõõg siis. Ja meil on igal pool LED-id. Jah, päikse poes igal pool. Kui me võtame päike on 100% loomulik valgus, siis tuleb hõõgniit ja siis muud asjad, et selles mõttes on hõõg kõige parem. No tere hommikust. Yeah. Kõik on pea peale pööratud. Aga tehnoloogia läheb selles suunas, et nad püüavad seda LED-i ka siis võimalikult nüüd hõõgniidi ja nüüd lähedale. Siis mõtle, kui kaua ta tuli ja millised ramburaiga. Ja kuidas me oleme kannatanud. Te mäletate need keerduslambid, mis pirnid vahepeal olid, mingid luminoforid, need olid kõige õudsemad valgused üldse. Nii katkine valgus tuli sealt. Lihtsalt valgusega edasi, et nii palju, kui ma olen lugenud uurinud, siis ongi tegelikult see on jälle elektromagnetnaine, mis tuleb läbi silma ja siis meil on mitokondrid, tähendab, seal on jälle mingi terve teadus taga, et kuidas see valgus ka meid võib mõjutada. 2 tolas. Ma lähen džunglisse elama. Ja kuule, aga kas see oleks siis nagu parem tõesti kolida kuskile sellisesse soojemasse kliimasse, kus sa ei pea lihtsalt neid kiirgusi nii palju igapäevaselt tarbima, sest Eestis on raske, kuidas sa selle pimeda aja elad üle, kui sul ei ole valgust, on ju? Ja ole sooja. Ja mutiaugus elad ja ma olen psüühika ja ma ei Jah, aga vaata, kui me mõtlemegi nüüd, me elame naturaalses loomulikus maailmas, loodus. Aga me oleme loonud tehismaailma, tehiselektri, tehisvalguse ja nüüd me elame selles. Et üks teadlane, ma ei mäleta, mis ta nimi oli, ütles, et inimene on kõige intelligentsem, kõige targem, kes leiutas tehiselektri, tehisvalguse, kõige lollim, kes selle all elab. Sest looduses kõik loomad, need elavad ju selle looduse rütmi järgi. Et kui läheb ämäraks, pimedaks, lähed magama, ja oledki talvel ja vanasti inimesed nii elasidki või siis olid veeru või küünla valgel, aga nad läksid ka magama siis, kui päike looja läks ja tõusid üles siis, kui päike tõusis ja suvel tegid rohkem tööd, sest päikese valgust ja said palju lapsi, lapsed surid kõik, enamasti kõik ära ja eluiga oli keskmine 42. Nii et siiski. Oled sa kindel, et olen, ma olen sellel teemal kirjutanud. 36 oli isegi. Mina küsisin oma vanaisa käest, ta elas 100-aastaseks. Kuidas sina mäletad oma põlvkonda, kas noored või vanad tema ütles, et temal elasid küll kõik väga vanad? Mõned elavad, mõned suguvõsad elavad, aga just ma olen nii palju seda vaata, kui ma kirjutan
erinevatest inimestest lugu, siis ma vaatan genid ka ja ma vaatan, kui palju seal nende vanaemade, õed ja vennad elasid ja väga tihti on nii, et pere sai 10 last ja 7 suri ära või surid väga noorelt ära, nii et see 40 on täiesti adekvaatne keskmine. Kallid sõbrad, meil hakkab saade lähenema lõpule. Kas sa tahad räägida veel midagi, mis on ülioluline, mis sul on veel rääkimata, mida sa tahaks inimestele südamele panna seoses elektriga? Kas tahad meid veel šokeerida? Kas anna meile elektrišokki ka lõpuks või? Kindlasti, kes jõuab selle teemani, mõelge selle peale, et sul on võimalus elada puhtamas koduses keskkonnas, kus ei ole seda saastet, kui on lapsed, laste kehad on väiksemad, siis on ju loogiline, et see neeldumine on sügavam kehasse ja laste puhul see nutimaailm. Et ikkagi ära anna keelame ära pisikestele aga pudinatele. tänapäevaks on juba ka täitsa teadusuuringuid, kuidas psüühika, kõik see mängimine, TikToki vahtimine, pluss kiirgused, et lastele ikka ja ise ka siis muidugi õppida teadlikumalt kasutama. Mitte, et keelame ära, oleme vastu, õpetada, reguleerida, rääkida, teadlikkus. Kas mingi ma hakkan jooma? Ja nüüd tulevad ju need elektriautod ka, et see bensiin ka saab otsa kohe ja siis ongi autod ka elektrilised. On see hea ikka või? Mis seal head on? Ei, no. Elektriautod tulevad, jah, on juba ammu. Ja, no räägitakse ju, et väga säästlikud ja keskkonda hoidvad. Ja aga kuidas need akusid tehakse, kus nad võtavad selle materjali? Ma räägin sulle. Miks nad sellest ei räägi? Jah. Kas on mingi jälle meie tabletini? Kas on mingi piimaigu joon? Kas on mingi toiduaine, mis natukene nagu stabiliseerib kogu seda värki? Kas te olete kuulnud sellisest uuringust nagu Universum 25 rottide peal? Ma ei mäleta, kas 70-ndatel või hiljem. Ühesõnaga, üks teadlane tegi sellise katse, kus siis 4 rotist hakkas siis kasvatama heaolu ühiskonda. Oli kõik kontrollitud keskkond, kõik söök oli olemas, elu, rottide paradiis. Paljuneti hästi kiiresti ja hästi kiiresti toimus täielik krahh, kus emad hakkasid rotiemad ülgama ja kõik läksid kallale üksteisele, nagu sotsiaalne eksperiment. Ja seda katset korrati mitu korda järjest, tulemus alati üks ja sama. Millest nagu järeldati siis, et kui nagu liiga heaks läheb, et siis nagu tekivad mingid muud probleemid. Aga siis üks teine teadlane viitas sellele, aga selles uuringus ei pööratud tähelepanu tehisvalgusele ja ka need rotid elasid elektromagnetkiirguse keskkonnas. Et sellele ei pööranud mitte keegi tähelepanu. Keegi tulnud selle peale lihtsalt. Et kuidas, ja meil on teadusuuringuid, kus siis kogu see kõrgsagedus või madalsagedus ka see mõjutab meie tundeid, emotsioone, käitumine, kuna me oleme elektrilised olendid. Mitte ainult, et sul võib tekkida mingisugune tervise tüsistus, vaid lihtsalt kas või tunnete baasil. Et seda Universum 25 võiks keegi teadlane veel korrata ja võtta nüüd niimoodi, et siis täiesti kiirgus vabas kuskil teha uuesti, vaadata, milline siis on tulemas. Okei. Me võiks lõputult rääkida, mul on nii palju küsimusi, aga ma tean lihtsustatud variandi veel, mõtlen, et kui ma lähen arsti juurde täna ja kahtlustan endale mingit haigust või mingit kasvajat või mingit asja, siis mind ju pannakse ka, tehakse igasuguseid MRT uuringuid ja asju ja kõik on ju seotud ainult läbi elektriröntgenid, kõik muud asjad. Röntgen rääkimata, see on ju veel ekstra kiirgus. Siis ma lähen lennujaama, absoluutselt iga kord kiiritatakse läbi ükskõik, mis sea kirjuunu ma seal ka ei teeks, on ju. Sest ma olen kahtlane element, on ju, ja kõik need asjad, et lennuk iseenesest juba ainult. Ja lennukis on ka nüüd wifi ju ja kas see... Kõik need asjad, me oleme
Kas lennukis on wifi? Ja nüüd juba mõnes lennufirmal on et kõik ja see arstiteadus on ju, nad ei saa isegi tuvastada mitte midagi mul neid haigusid, kui ma ei ole läbi teinud kõiki neid protseduure, mis ainult elektribaasil toimuvad. Isegi kui mul on kodus pistikupesas maal see, mis rotte ajab eemale peleti ja see on ka elektriga, kas see on ka õuduskuubis siis või? Kui me räägime, meditsiin on absoluutselt oma koha peal. Ma ei ütleme mitte midagi. Välja arvatud, kui keegi... Lihtsalt. Ei, meditsiin on. Meil on näiteks antibiootikumid võivad päästa elusid. No see on selge. Ja, et siin ei ole nagu kahtlust. Nagu me oleme ju ka arstiteadus on ainult elektri väljas. Kui me räägime nüüd väljadest, siis sa ei käi ju iga päev röntgenis. See on korraks. Kui tihti sa käid. Väljad, sa oled 24/7 oma kodus selle madal sagedusliku välja sees. Väga suur vahe. Okay. Nii et kutsuge Harri endale koju ja ta tõmbab teile uued asjad sinna. Tee reklaami ka harri.ee. Mulle võib, Facebookis on Harri EMF-ist, Electric Harri Hall ja harri@helisevkodu.ee, et kui on mingeid küsimusi või aga et sa elad Lõuna- ja Kesk-Eesti piirkonnas pigem, et siis ega sa väga siia Tallinnasse välja sõite vist ei tee? Ei, ikka teen. Kui on keegi soovib, siis üle Eesti. Ütle Lollile lõpetuseks veel, kas ma võtan need rotipeleti, need asjad välja seinas siis või? Ma ei tea, millised need on. Nad on elektriga. No vaata, need sääse omad on ka. Ja teevad niisugust peenikest mida inimese kõrv ei kuule, aga rott kuuleb. Ma ei tea, kas ta on neid ära peletanud, ei ole neid iiri või? No sääskedel on samasugused. Jah, sääskedel on samasugused ja kas need on ka saatanast või? Ma ei oska öelda, ma pean mõõtma. Sest need elektriseadmed kõik, see on nii erinev. Okay. Ühed tekitavad vähem, teised kaugemale välja, et see on nii erinev, et mõõtmised on nagu, kui uurida nagu põhitegevus, kus saab teada, kust mida tuleb. Ja siis vastavalt sellele võimalus mingid lahendus. Kas me võime ise ka mõõta? Meil on siin Tallinnas näiteks Oomi pood, kus ma käisin, seal oli nii põnev, olidki sellised igasugused vidinad, seal oli hästi palju. Maha lihtsalt ei oska valida, et kas ma võiks nagu ise osta mingisuguse vidina ja siis mõõta, kas... Või sellise pulga nagu ta siin... Ja no alustuseks, et ja kui ma näen, et oi, et paha lugu, et siis ma kutsun kellegi, kes hakkab seda asja siis... Edasi arendama. Jah. Ma tuleks tagasi enne, mis meil poolikuks jäi. Kuna meil läks jutt edasi sinu linnadest. Ja. Me ei jõudnud. Mul hakkas nii piinlik, et ma mõtlesin, olin juba rõõmus, et me ei räägi sellest. Kumb klaas sinu oma on? Ma näitaks ikka, ma tahtsin ühte video, aga meil läks teema edasi. Meil läheb saade edasi, me ei lõpetagi. Ei kohe, ma tahtsin just selle, kuna ma tean, et see väga paljud inimesed on mulle kirjutanud, küsinud nõu ja ma tegin ka ühe video professor Magna Havasiga, kes on keskkonnatoksikoloog ja väga 30 aastat kuskil selle teemaga tegelenud, ka räägib, õpetab inimesi, teeb ise katseid, ta on teadlane ja rääkisime ka saates nendest linadest, petutoodetest, ütles, neid on niivõrd palju ja linadest ma näitaksin siis... Sirje Preslani lina. Ma maksin väga palju. Kui palju? Üle 200 lina ees. Aga kuidas sa hooldad seda lina? Pesta saab. Saab. Ja, aga triikida ei tohi. Pesumasinas võib pesta. No, nii. Linadega on siis niimoodi, et kindlasti need, kes selle müügiga tegelevad, saan endale vihavaenlasi. Nad on õnneks kuskil Inglismaal minu omad. Aga linadega on niisugune asi, et see pistikupesa, kus seal on maandus. Ja. See on elektrisüsteemi maandus. Kõik, iga elektrik, kes on õppinud ja teab, see on elektrisüsteemi maandus. See ei ole inimese maandus. See sama maandus on töönull, sest ta läheb kokku töönulliga, põhimõtteliselt sa ühendad ennast alajaamas oleva mähiste, kus tekib null, sa ühendad ennast sinna külge. Ma lasen püksi praegu. Ja sa särised koos trahva töönulliga. See ei ole
alajaama ühendusest. Ohtlik element. ja siin on see üks video siis sellest näitest, mis nad nende maanduslina või maandusmatt, vahet ei ole. Et siis nad näitavad sellist reklaamitrikki. Vaata, nüüd ma ei tea, kas nad ise on teadlikud või ei ole. Võib-olla nad lihtsalt ei tunne elektrisüsteemi. Et näide on siis väga lihtne. Et ta hoiab ühe näpuga testrist kinni ja siis on 1,7 volti, nii-öelda siis see tester tema näpust mõõdab seda välja, 1,7 volti. Ja nüüd, kui ta paneb siis lina või mati peale, siis läheb nulli. No, hästi ju. See on hea ju. Ja, aga see petabki ära, sellepärast, et sulle ei näidata, kuidas seda ju mõõdetakse. See must ots, kuhu see läheb? Juhe. See läheb täpselt samasse kohta, kuhu sina maandad oma lina. Alajaama. Ei, pistikupesast läheb edasi elektrikilbist arvestisse sealt alajaama. Arvestisse, põhiline on see, et arvesti käib megatuuridel. Ma mõtlesin, et kus ma see stress elektriarve pärast. Miks see null siin tekib, ongi väga lihtne, kuna see must juhe on ühendatud pistikupesa maandusega. Ja nüüd see sama matt pannakse ka sinna samasse kohta. Mida sa mõõdad? Mitte midagi. Sa oled samal potentsiaalil, sa saadki nulli. See 1,7, kui ta hoiab, on tal ikka kehas. Et see on täiesti vale viis, kuidas näidatakse. Täiesti vale. Petutamine või siis teadmatus. Mul on see matt ka. Mul on mõlemad. Mul on lina ja mul on matt. See riisev Sirje. Te teaksite, kust tuleb see elekter. Ja selle linaga on veel üks asi, et kui sinul on kodus tavalised elektrikaablid igal pool, see nüüd oleneb, kui tugev on siis elektriväli. Ja kui sina nüüd selle linaga lähed kontakti, siis sina muutud svammiks ja tõmbad seda kirgust endale juurde. See on naerad, aga tegelikult te peaks tegelikult see on tõsine asi. See on kohutav ja ma mõtlen, et kas sa Sirje lähed nüüd koju ja põletad selle lina ära. Ei, kindlasti. See oli kallis 2. Ei, väga hea kvaliteediga lina on igate pidi. Selles mõttes, et materjal on ka hea. Sa ei muuda oma elus mitte midagi peale seda. Põhimõtteliselt jah, see doktor Magda rääkis ka sellest, et tema on ka uurinud palju, et need inimesed, kes on lina kasutanud, võivad alguses öelda, et oli hea, aga pärast tuleb suke. See on mingi placebo efekt võib-olla lihtsalt, et ma kujutan ette, et ma magan selle hea lina peal ja siis ma tunnen ennast lihtsalt hästi. Jah, placebo töötab väga hästi, kõik teavad, aga lihtsalt küsimus on, kui kaua. Ja kui palju kahju sa jõuad tegelikult endale füüsiliselt selle oma placeboga. Ei, ega siis ma ei pea teda ju võrku ühendama, siis ta on ju täiesti tavaline hea lina. Seal on, ma arvan, hõbekiud on sees. Hõbekiud sees, jah? See on paha või? Aga ei ole hea, kui metalli... Hõbe teeb hea, hõbe hoiab noorena. No ma räägin, miks ma olen nii noor. Mis see tähendab, et ma ei tohi kulda ja hõbedat kanda? See on ju ka... Vaata, nüüd on kõrgsagedus. Kõrgsagedus hakkab peegelduma metallide pealt. See oli üks naljasaade. See ei on, ma juba kahetsen, et ma kutsun elektrikus. Ühesõnaga kartma ei pea. Lihtsalt ole teadlik ja ma ei hirmutagi, ma tegelen ka tihtipeale tuleb ette selliseid asju, kus inimene on vaatanud videosid, mingid lambivideosid, kus 5G kohe sured. Ma ei tea, kas te olete näinud. Ei ole ise seda ka rääkinud. Ja kohe sured ja neid klippe on hästi palju. Ja see 5G ja mõned inimesed on kergeuslikud. Nii. Ja on mind kutsunud, et tema nüüd kohe sureb ära, et 5G teda nüüd rünnatakse ja siis, kui ma olen kodus ära mõõtnud, siis ma ütlen, et sul ei ole siin 5G-d, et ma tegelen ka mõnikord sellega, et ma rahustan inimese maha. Okay. Aga mul kindlasti on 5G, sest me oih, appikene. Keegi helistas sulle telefoni. Hakka niimoodi nüüd rääkima. Nojah, ühesõnaga lõpetame siis ära. Lõpetame saate ära, väga silmi avardav. Saate internetist juurde võtta, pange sisse Harri Hall. Ja terviseuuringute kohta emfportal.org.
seal on ligi 50 000 publikatsiooni sellel teemal. Okei. Selge. Jah. Miljon tänu. Tänud teile. Yeah.